tere! Ma olen väga õnnelik, et te siia tulite meile. Meil on tänu Ameerika kultuursetele eestlastele, kes seal on kogunenud, võimalik välja anda Viisnapuu kirjandusauhinnad ja lisaks on ka Kirjanike Liit ja Luun ja vald selles osalised, abilised nagu jõuluvana väiksed päkapikud mängus kaasas ja kõik need surnud poeetide ühingud ja surnud poeetide nimelised lauhinnad. Muidugi Viisnapuu oli geniaalne, imeline, ainulaadne hääl, aga kõik need surnud poeedid annavad meile elavatele lihtsalt võimaluse omavahel kokku tulla ja kirjandusest rääkida, seda kuulata ja mõnikord õnnelikul puhul ka väikseid auhindu anda. Ja palun siia Kirjanike Liidu esindaja ja tänase õhtu sissejuhataja või peaaegu Kirjanike Liidus üks hinge Piret Viirese. Palun! Tere ja tere tulemast kirjanduslikule kolmapäevale. Ja minul on hea meel siis täna Kirjanike Liidu poolt selle õhtu avasõnad öelda. Ja nagu Jürgen ütles, see on Viisnapuu õhtu, aga see on ka preemiate kätteandmise õhtu. Nii et me siis anname üle täna Henrik Viisnapuu preemia, millele on tõesti eriline koht meie kirjandus- ja kultuurielus. Jürgen mainis kultuurseid Ameerika eestlasi ja see preemia on tegelikult päris vana, et ta algatati juba 52. aastal ülemaailmse Eesti kirjanduse seltsi poolt pärast Viisnapuu surma New Yorgis ja selle preemia eesmärgiks oli siis tunnustada Eesti kirjandust ja autorite panust nii paguluses kui väljaspool kodumaad. Ja loodi Henrik Viisnapuu fond ja regulaarseid preemiaid hakati välja andma 53. aastast. Ja kuni 90. aastate alguseni olid põhiliselt saajad väliseesti autorid. Et seda auhinda anti regulaarselt välja aastani 2007, aga siis need korraldajad paraku lahkusid igavikku ja oli siis preemia vahepeal väikeses varjusurmas, aga aastal 2020 siis Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides algatas selle preemia uuesti. Ja nagu ka Jürgen mainis, see preemia antakse välja siis koos Eesti Kirjanike Liiduga ja ka Luun ja vallavalitsusega. Et selline üle ookeani koostöö ulatatakse ilusasti käsi Eesti kirjanduse hüvanguks. Ja see auhind antakse välja iga 2 aasta tagant, nii et eelmisel aastal ei antud, nüüd antakse ja selle pälvib siis eesti või võõrkeeles ilmunud Eesti aineline teos, proosaluule, memoristika või Eesti ainelise uurimuse vallas. Ja on nii Eestis ilmunud teosed, mis auhindamisele tulevad, kui ka siis väliseesti autorite teosed ja ka välisriikides ilmunud teosed. Aga tänapäeval on muidugi see piir, mis on väliseesti, mis on kodueesti, selline väga, väga ähmane, nii et võiks öelda, et see preemia on mingit pidi sellise üleilmse eestluse preemia, üle ookeanide, üle mandrite. Ja preemia siis niimoodi kuulutatakse välja Viisnapuu sünni aastapäeval, mis on 2. jaanuar, mis tähendab seda, et täna on juba teada, kes laureaadid on ja ma arvan, et ma mingisugust saladust ei paljasta, kui ütlen, et tänavusi laureaate on 2. Üks on siis Jaanika Kronberg, siis sellise pikaajalise elutöö eest ja teine on Reijo Roos, noor tõusev täht Eesti kirjanduses. Nii et Kirjanike Liidu poolt ühe siis selle preemia väljaandja poolt palju õnne laureaatidele. Me loodame, et me kuuleme nende arvamusi, mõtteid ja luulet ka siin tänase õhtu jooksul ja head õhtu nautimist teile. Aitäh!
ja žürii poolt ja Eesti Rahvuskomitee poolt Ühendriikides USA-s žürii esinaine Epp Annus. Epp, kas sa kuuled mind? Sõna on Epul. Niisiis, tere, head kohalviibijad, Visnapuu sõbrad. Mina ütleksin paar sõna tõepoolest žürii poolt ja muidugi täna hommikul üles ärgates, mida muud siis teha sellisel päeval, kui võtta kätte Visnapuu luulekogud. Ja üsna kiiresti jäi mulle silma tema tsükkel Talvine teekond. Praegu on selline tore jaanuar Eestis, kes lund on ka palju ja loeksin paar rida teile sellest talvisest teekonnast, et nii-öelda meeleolu tekitada. Mina pean minema oma männileevikest, oma väikest värbu vaatama. Enne veel, kui koidab hommikune vine ja ärkab maa. Kui mina lendan suuskadel nagu puus kallakust alla, varesed kuuskedelt tõusevad robinal lendu. Ma pean hoidma end, et minu suusarihmad ei paistku valla. Enne kui toetan need vastu armukese ukse piita. Au, millised teed! Lund kuuskedelt kaela langeb, kui kaare noksadelt tuiskab üles. Metsise lennuteed osutab lumine pilv, pudeneb alla jahuna. Milline rahu! Taevas ja maa seisavad sõnata. Päikeselee külma kollandust puistab mändide vahele. Mul on väga hea meel, et üks selleaastastest Visnapuu auhinna saajast on luuletaja. Aga auhinna saajast kõnelevad lähemalt teised. Mina ütleksin paar sõna žürii tööst ja teistest nominentidest. Visnapuu žürii on selles mõttes väga eriline, et sellele auhinnale saab esitada kandidaate, kelle töövaldkonnad on väga erinevad. Nii et žüriil on päris tõsine väljakutse, kuidas hinnata ja võrrelda saavutusi, mis on teostatud eri vormides, eri eesmärkidel. Kuidas kaaluda filmiloomingut, muusikateoseid, ilukirjandust, kirjandusajaloolist tööd ja mälestusraamatu vormis tagasivaadet rikkale ja väärikale elule. Ja loomulikult oli see töö raske, aga žürii oli siiski absoluutselt üksmeelne oma otsusele jõudmisel. Kindlasti neid preemia väärilisi autoreid oli rohkem, kui auhinnata oli võimalik, aga tore on Visnapuu preemia puhul see, et sama kandidaati saab tegelikult eriti elutöö puhul ju edasi ka järgmine aasta, järgmine kord uuesti esitada. Ja ma lihtsalt osutaksin paarile nominendile, kes veel silma paistsid, et meenutada ka teisi väga olulisi hääli ja tegusid, mis Eesti kultuuriruumis ja nii-öelda üleilmses Eesti kultuuriruumis, mida on tehtud ja millistel teemadel räägitud. Üks nomineerituist oli Helga Merits, tema elutöö eest Eesti-teemaliste dokumentaalfilmide loojana. Merits jäädvustab eestlaste pagulaste lugusid ja tutvustab Eesti kultuuri maailmas just nimelt filmikeeles ja tema filmid põhinevad põhjalikul uurimistööl, arhiivimaterjalidel ja intervjuudel. Ja tema 6 filmi on linastunud 12 riigis. Siis teiseks väga tugevaks kandidaadiks oli meil Juhani Salokannel, kelle kirjandusloolised teosed ja Eesti kirjanduse soomendused on kahtlemata mänginud väga olulist rolli. Salokannel on kindlasti parim Eesti kirjanduse asjatundja Soomes ja väga tugev kandidaat siis Visnapuu preemiale kahtlemata. Ja ma nimetaksin veel ka Jaak Treimanni, kes oli esitatud tema mälestusraamatu Carried by a Magic Fun, Memoir of an Estonian Refugee Family ja ka tema elutöö eest, siis tõepoolest tegu on väga tähelepanuväärse Eesti diplomaadiga, kes üle 35 aasta Ameerikas esindas Eesti riiki ja tema mälestusraamat siis hõlmab kogu tema tegevust. Nii et nagu näete, tegemist on väga väärikate kandidaatidega, nominentidega ja tõepoolest praegu ma siis nimetasin need mõnda nominenti, kes paljude kandidaatide hulgast jäi veel eraldi sõelale.
nii et seda tänuväärsem siis, et teile siis seda konteksti luua, kui väärikas seltskonnast me pidime valima välja seekord Visnapuu auhinna saajad. Ja Piret Viires juba rääkis Eesti Rahvuskomitee Ühendriikidest tööst ja selle Visnapuu preemia ajaloost. Ma nimetaksin ka veel ära, et tõepoolest Henrik Visnapuu suri 1951. aastal New Yorgis ja Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides alustas 1952. aastal. Et see on küll ilmselt selline, üks ei ole kindlalt teisest tuletatud, aga tõepoolest samal aastal kohe hakati välja andma ka Visnapuu nimelist kirjanduspreemiat. Ja lõpetuseks siis tänan žürii liikmeid Jürgen Roostet ja Toomas Liivamäge. Tänan ka Sirje Kiini, kes on ERKÜ, Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides Visnapuu toimkonna eestvedaja ning tänan ka toimkonnas aktiivselt osalenud liiget USA-s Leelo Linaskit. Ja palju õnne kõikidele nominentidele ja muidugi palju õnne auhinna saajatele. Enne kui me läheme auhindade juurde, siis tänase õhtu nii-öelda selline siduv ühendav joon on ikkagi Visnapuu luule ja minu teada kõige rohkem laule läbi aegade Eestis Visnapuu sõnadele on kirjutanud see mees, kes seisab minu kõrval. Minu vana hea koolivend, kunagine punk, folk-rockal, kunstnik, õpetaja, kõike muud. Kalev Vapper, kes tänase õhtu täidab meile Visnapuu lauludega. Tule pühitse mu koda oma hinge õhuga. Minu kambrilaed ja seinad rängasti mind rõhuvad. Tule istu imevaibaks minu kalk ja kõva tool. Pilkudega kuldseks käveks ketra minu mõtte pool. Ketra minu mõtte pool. Tule õnnista mu lauda uuteks lauludeks ja tööks. Pane minu padja alla maguusuni pikaks ööks. Maguusuni pikaks ööks. Võta minu kuumalt kulmult murerõske higirätt. Mina suudlen nagu usklik sinu kallist kitsast kätt. Sinu kallist kitsast kätt. Ja esimest täna õhtust laureaati sisse juhatama ja tutvustama palun ma siia oma kalli kolleegi Lõuna-Eesti Maasoola õpetaja, žüriiliikme, mehe, kellega ma tõesti olen ka elus päriselt koos töötanud ja samas kohas ja kellest ma pean väga lugu, Toomas Liivamägi. Mõeldes, mida ma laureaadi kohta ütlen, mõtlesin ma ühe teise mehe peale. Nimelt akadeemik Erast Parmasto oli ametilt küll või hariduselt mükoloog, mitte geograaf, aga ta liikus palju läbi Eesti. Ta liikus sageli jala ja liikus üsna sihipäraselt ka. Ta teadis metsasid, teeotsi, talukohti, veekogusid, kohanimesid. Ta võis peast juhatada sind suvalisse kohta,
Ta teadis, mis seal enne oli ja pärast tuli. Tema kohta öeldi, et tal on Eesti peas. Mõnes mõttes Jaanika Kroonbergi valdkond on natukene teine. Ta on põhiliselt uurinud pagulaskirjandust peale teist maailmasõda, aga siiski ka kogu 20. sajandi Eesti kirjandust. Aga mõnes mõttes võib Jaanika kohta öelda seda sama, et tal on see osa Eestist peas. Jaanika on kirjutanud lugematul arvul artikleid, esinenud ettekannetega, kirjutanud ka mõned pikemad monograafiad. Aga tema käsitlus kirjandusloolasena ei ole olnud kunagi väga selline kuiv akadeemiline. Et üritades paremini mõista oma käsitletavaid, on ta teinekord käinud läbi need samad teed, näiteks Karl Astrumori jälgedes Marokos või Karl Ristikivi jälgedes Kreekas, üritades tajuda seda sama emotsiooni ja tunnet. Ja selle tõttu on ka tema käsitlused tunduvalt koos nende emotsioonide ja assotsiatsioonidega tunduvalt peenekoelisemad, tunduvalt mitmekesisemad kui nii mõnedki akadeemilised käsitlused. Samas kindlasti tema käsitlused alati kannavad ka ajaloolis-faktiliselt, need ei ole fiktsioonid. Nii et mulle tundub, et selle eriti pagulaskirjanduse ja Eesti siinse kirjanduse kokkusidumisel üheks selliseks kultuurilooliseks kangaks on Jaanika töö hindamatu ja selline ajalisruumiline tervik Eesti kirjandusest peale teist maailmasõda ongi tema töö. Talle ei meeldi, kui öeldakse elutöö, ta kavatseb seda veel pikalt teha, aga väike vahekokkuvõte siiski. Santlaagrid ja peninukid ja Boheem ja Lohe. Austatud kohalviibijad ja eemalolijad seal kaamera taga. Jürgen ütles mulle enne, et ma pean pikalt rääkima. Ma sattusin tõesti hoogu ja kirjutasin pikalt, aga ma katsun natukene lühendada siiski. Täna hommikul ma alustasin tegelikult August Kailitiga, kellel on vist ülehomme on sünnipäev, ja lõpetasin Henrik Visnapuuga. Lugesin Visnapuu 1951. aastal paar nädalat enne surma ilmunud arvustust August Kailiti romaanile Üle rahutu vee, mida millegipärast ei ole avaldatud kahes Visnapuu artikli kogumikus, essee kogumikus nüüd hiljem. Väga sisukas arvustus, aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, seda saab lugeda võib-olla laupäevasest Postimehest, aga ma lähen korraga oma jutu juurde, et mitte pikalt aega veeta. Henrik Visnapuu elutöö oli mitmekülgne, hõlmates luule- ja draamaloomingut, kriitikat ja memoaristikat, poeetikat, toimetamistööd, kirjanduselulist sekeldamist ja korraldamist. Ent piisanuks juba ka luuleloomingust. Visnapuu luule temaatiline avarus. Selle ühes hingeelu loodivas otsas on kaks algust, süda ja mu liha, ja käib ingel ühes majas saatanaga. Teises äärmuses palub luuletaja tõlkida oma kõne mõnele tema kadunud rahva lapsele. Ühelt poolt osutab Visnapuu niisiis inimelu mitmepalgelisusele ja inimloomuse tumedamale sügavusele, mille olemasolu ei ole mõtet salata, vaid vastupidi, kasutada seda ära inspiratsiooni kuivamatu allikana. Teiselt poolt aga on selles tõlkida mu kõne mõnele mu kadunud rahva lapsele peidus ka suur geograafiline, geopoliitiline
paradoks. Väikese Eesti kui Maarjamaa, suure maailma tõmbetuultes asend, mis on meist sõltumatu ja paratamatu. Mida see Hendrik Visnapuu auhind mulle tähendab? Võtame esmalt au. Kõigepealt on sellel vahepealsete katkestuste ja muutuste kiuste väga pikk ajalugu. Kirjanike ja Hendrik Visnapuu pärijate asutatud auhinna rahaline osa on algusest peale tulnud Hendrik Visnapuu suguseltsist või ka autoriõiguste müügist, aga ilmselt rohkem Kanadas elanud vennapoja Herk Visnapuu toetusest. Ja varaliste õiguste aeg on ümber saanud. Sisuliselt sama katkestuste kiuste järjepidevust kinnitanud auhinna on saanud Ristikivi, Under, Oras, Kangro ja paljud teised. Elin toona, juba nii toona kui ka nüüd 4 aasta eest. Auhinna väljaandjad teevad tänuväärset tööd Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, Eesti Kirjanike Liit ja Luunja vald, kus tegelikult antakse välja 2 kirjandusauhinda. Karl Edvard Söödi luuleauhinda samuti, laste luuleauhinda. Ja au, see on Visnapuu auhinna ajaloo jooksul muutunud tegelikult mitmekordseks. Kui Piret ja võib-olla ka Epp kasutasid siin sõna kirjandusauhind, siis praegu on see ju muutunud kõige laiemaks kultuuriauhinnaks. Nominentide väljakuulutamisel ütlesin mõnele sõbrale, et ma paneksin väga imeks, kui seda auhinda ei saaks 1946. aastal sündinud Juhani Salokannel. Sama hästi võiks tunnustada minuga samal aastal sündinud Helga Meritsat, Pagulaste teekondi jäädvustanud filmitöö eest või ka aukonsul Jaak Treimanni mälestuste raamatut ja pikaaegset ja tasustamata tööd diplomaadina, aukonsulina. Ka diplomaatia on minu meelest kunst. Riiki esindav erudeeritud suhtluskunst kõige kõrgemal tasemel. Praegu saab aukonsuli ametisse astumisest Jaak Treimannil 40 aastat sel kevadel. Ja pealegi on ta juuripidi Võrumaa mees, nagu minagi. Vähe sellest, tema raamat Võlulehviku tuules, ühe Eesti mehe pere lugu 3 mandril pakkus mulle meeldivaid äratundmisi nii kohatud inimeste kui kohtade puhul. Siin on tuttav Pärlijõe käär, Artur Aatsoni koolimaja, mis asub mu ema sünnikohast paar kilomeetrit eemal. Ja meie, mina ja Jaak Treimann, oleme sündinud ka samas majas, ainult 20-aastase vahega. Tema sündis ka Võru haiglas ja ema viis ta 3-kuise imikuna siis Soome. Imestada tuleb ka lõpptulemuse üle. Kui me intervjueerisime Washingtonis aastal 2008 Vallo Kepiga Visnapuu biograafi Pedro Krusteni Leske, meenutas ta Visnapuu kahjutundega öeldud sõnu sealsamas New Yorgis 40. aastate lõpus. Ma olen juba nii vana, et ei saagi enam Krusteni tütartega tantsu lüüa. Minu praeguses vanuses oli Visnapuu oma elutöö juba teinud ja 1000 saanud. Meie eludel ei ole kattuvaid aastanumbreid ja vanuse poolest olen ma Visnapuu üle elanud. Ja kuigi ma ei saa öelda Visnapuu kombel, ilus on surra, kui oled veel noor, siis oma elutööd ma tehtuks veel ei loe. 2-kordne Visnapuu auhinna laureaat Elin Toona ütleb mulle sageli meie kohtumistel või telefonikõnedes, jäägem ikka nooreks. Aga nüüd, kui seda auhinda on nimetatud ka elutöö auhinnaks, kas ei tähenda see järgnevate võimaluste äralõikamist? Kui elutöö auhind on antud, kas siis enam muid või väiksemaid edaspidi anda sobibki? Öeldakse, et on juba saanud küll. Või isegi nii, et aitab, palun ära enam tee. Aga igal juhul olen ma nõus Eesti toimetamise, tõlke ja kriitikakultuuri asjatundja, minust paar aastat noorema Märt Väljatagaga,
kelle sõnul on parem saada midagi teenimatult, kui millestki teenimatult ilma jääda. Mulle meeldib väga see põhjendus, et mu töödes puudub akadeemiline distants. Tõepoolest, mu kirjatööd on vahest pigem kultuuritekstid kui teadustekstid. Olgu peale, et iga teadustekst on laiemas mõttes ka kultuuritekst, aga iga kultuuritekst ei ole kaugeltki teadustekst. Samas pole välistatud akadeemilisus, milleks ka loomingulises mõttes peaksin toetumist eelkäijatele. Ja kui sedapuhku on auhinna kriteerium pööratud vastupidiseks, ehk siis kui statuudile vastavalt võiks eeldada Eesti teatud kultuurivaldkonna või teoste eksporti, tutvustamist väljapoole Eestit, siis praegusel juhul on tegemist ideoloogilise vägivalla abil lõhestatud ja võõrsil loodud Eesti kultuuri märkimisväärse osa tagasitoomisega ühtsesse käibesse, nagu Toomas Liivamägi ka mainis. Ehk siis, kui kasutada Jaan Krossi metafoori 1989. aastast, Eesti kirjanduse larvast kännuni lõhki käristatud ja pooleks saetud puu käsitlemine Eesti ühiskirjandusena. Olgu peale siis pagulaskirjanduse kodustamine. See algas õigupoolest enne minu aega, kui siinsamas saalis detsembri alguses 1987 toimus Karl Ristikivi 75. sünniaastapäevale pühendatud konverents ja tulevane akadeemik Jaan Undusk käis enne seda teesivihikule tsensori luba saamas. Ma ei tunne Tallinnat, kusagil lastemaailma peal oli olnud see tsensori kontor, Klaulitt, ja seal oli siis juhtunud nii, et kui Jaan läks teesivihikut kätte saama loatempliga kaanel või esiküljel, siis oli tõesti üle läve veidi piinatud näoga naisterahvas ulatanud talle selle käsikirja, millel oli lubatavuse tempel. Täpselt nii, nagu Kaljo Olev Veskimägi kirjutab oma raamatust tsensuuri ajaloost Eestis. Et tuppa kedagi ei lastud, ulatati üle läve. Ja mida vanemad härrad tollal, nagu Jaan meenutas mulle paar päeva tagasi erakirjas, siis võtsid teadmiseks imestusega. Keele ja kirjanduse toimetuses peatoimetaja Aksel Tamm ja tema asetäitja Toivo Tasa kõnelesid parasjagu imest isemajandavast Eestist. Siis tuli Jaan sisse, näitas lubatavuse templiga teesivihikut ja kas sa näed, ütles öelnud Aksel Tamm, tegidki poisid selle ära. Kas on see tõesti võimalik, et elu hakkab muutuma? Hakkaski. Veidi hiljem, aga ikkagi juba umbes 35 aasta eest, oma iseseisva vaimse elu alguses, arvasid mõned targemad pead, et vaevalt see pagulaskirjandus meil koduneb. Pigem jääb ta ikkagi omaette eksootiliseks nähtuseks. Ja kuidas panna kokku Juhan Smuuli ja Kalju Lepiku, Paul Kuusbergi ja Arvet Viirlaiu, Uno Lahe või Ivar Grünthali looming. Viimane paar on muide eriti huvitav, sest noorena julgeolekumehena töötanud Uno Laht suhtles Ivar Grünthaliga tihedalt ja oli Ivar Grünthalil Göteborgis külas samal ajal, kui Ivar Grünthal oli Eesti eksiilvalitsuse haridusminister. Paradoks. Raamatutest ja nende kordustrükkidest kodumaal jäänuks tõesti väheks, et seda kõike mõista. Tausta avada ja sellest kirjutada on olnud vaja, koostada ja kommenteerida allikapublikatsioone. Ja kui me 2020. aastal koos Brita Meltsiga koostatud Kalju Lepiku tekstiraamatule söandasime panna pealkirjaks vaid üks Eesti kirjandus,
See on tsitaat Kalju Lepiku ühest intervjuust. Siis nüüd oleme olukorras, mil kirjanduse olukord on hoopis teine. Ja tulebki vahepeal selgitada ja meelde tuletada, kus, millises maailmajaos, millistes tingimustes, teadmatuses kodumaast mingi teos on sündinud. Aga teadlikult või programmiliselt ei ole ma kunagi selle pagulaskirjanduse nii-öelda kodustamise peale mõelnud. Kui nüüd siiski nii on juhtunud, et ma sellega olen tegelenud või toime tulnud, siis järelikult olen toiminud mingil taoistlikul toimimata printsiibil, endalegi aru andmata. Ja järelikult olen olnud õigel teel, mida võiks kinnitada seesama Henrik Visnapuu auhind. Ja nüüd ka hinnast. Jürgen soovis, et ma räägiksin midagi ikkagi Visnapuust ka. No tuleb pikk jutt. Mõnikord esitatakse auhinna saajale selline piinlik küsimus. Auks, aga mis sa selle auga kaasas käiva hinnaga teed? Kui kingitud hobuse suhu ei sobi vaadata, siis mina teen seda autoriteetidele, eelkäijatele toetudes. Ja see võiks olla vabandus. Kui August Mälk sai esimese Henrik Visnapuu auhinna oma romaani Tee kaevule esimese köite eest, siis olevat see olnud $350. Arhiivitöölisena palka saanud Rootsis August Mälgule oli see märkimisväärne toetus, 2 kuu sissetulek. Praegusega täiesti võrreldav. Ma lugesin hiljuti üle, mida rääkis ühes oma intervjuus või kirjatöös Keelele ja kirjandusele Henrik Visnapuu auhinna 2-kordne laureaat Ilmar Külvet. Ja nüüd tulebki juttu Visnapuust. Noore mehena oli Ilmar Külvet Visnapuud ka mitu korda kohanud. Kõigepealt põgenemisteekonnal Vindavist Sviinemündesse, Saksa transpordilaeva partal ja teinekord hiljem elanud temaga samas Teemeli pensionaadis Austrias Alt-Aussees, kus vähemalt 2008. aastal, kui me Vallo Kepiga seal käisime, oli seesama pensioni Temel silt alles. Aga suhelda meiega ei tahetud. Vanadest asjadest rääkida ei soovitud. Elu selles äärmiselt maalilises paigas tollal oli väga toiduvaene. Ja kalapüük, mida Visnapuu harrastas Luunjas ja mujalgi, oli millegipärast keelatud. Võib-olla oli põhjus selles, et samasse järve olid uputatud natside aarded, et tõmmati sealt pärast välja. Aga Visnapuud meenutab Ilmar Külvet kui võrdlemisi sõnaahtrat, aga pateetilist ja veidi vanaldast meest. Ja seda vanamehe olemist rõhutanud tema alatoitlusest lohku vajunud põsed. Ja kui tavaliselt on Visnapuud iseloomustatud kui praktilistes asjades suhteliselt saamatut poeeti, siis Ilmar Külveti meenutuste kohaselt oli Visnapuu keetnud vähestest saadaolevatest koostisosadest oma toa raudahjul kokku midagi supitaolist ja pakkunud seda siis kõigile teistele sõnadega. Nüüd saate midagi, mida te enne pole saanud ja mida ma ka ise pole varem söönud. Samas mäletab Külvet Visna suust olevat kuulnud sellistki arutlust. Ega noorte naistega nüüdsest peale küll vist enam suuremat vedu pole. Eestis jah, seal aitas mu luuletaja kuulsus asjale palju kaasa. Siin võõral maal ei tunne mind aga keegi. Vaat, kus mees, lisab Külvet, kisub 60 eluaasta poole, aga ikka veel mõtleb noortele naistele. Samas kui meie noored mehed mõtleme ainult söögile. Ilmar Külvet oli muuseas näitekirjanikuna üks varajasi sillaehitajaid kodu ja ulgu Eesti vahel. Mõnikord isegi skandaalse maiguga, kui 1960. aastal
lavastati ka mõnes pagulasteatris tema näidendid Trooja hobune, lamp ei tohi kustuda ja sild üle mere. Päevakajaline oli tollal Eduard Tubina kodumaal käik. Seda kiputi mõistma kui okupatsiooni tunnustamist. Ja see oli ka Külveti näitemängude taustaks otse või kaude. Kahe Eesti vaimne suhtlus hoolimata Nõukogude tsensuurist või Veksa sepitsustest ühelt poolt ja teiselt poolt niinimetatud kaikameeste kriitikast peaks olema loomulik. Kaikamehelik kriitika pidas silda üle mere isegi sotsialistlikuks realismiks. Kuigi teisalt Martti Valgemäe sõnul hinnati seda hoopis kui südametunnistuse hääle järgi loodud teost. Külveti Visnapuu auhinnaga on aga isevärki lugu. Vikipeediast ja ka muidu väga palju ja täpset tööd teinud Anne Valmase artiklist ei leiagi me seda seika, et Ilmar Külvet on saanud novellikogu Kuhu kuulud Kristjan eest Visnapuu auhinna esimest korda. Seda ei märgatud, sest üks teine varjutas seda. Auhind läks jagamisele. Teise poole sai Annus Räväle Vorkuta värsside eest, mis olid salamahti Eestist välja toimetatud ja mille Bernard Kangro välja andis. Autoriks Helmut Tarand. Ja Helmut Tarandiga seoses meenutan ma veel ühte varju jäänud Visnapuu auhinnale esitatud autorit Mart Kuldkeppi, kes elab ja töötab praegu Londonis, skandinavist, ajaloolane, ja kes pani omal ajal kokku Helmut Tarandi mahuka luulekogu Ürglohutus aastal 2011. Nii et siingi üks selline lisandus ja täpsustus. Aga lõpule lähenedes. Ilmar Külvet mainib ka Henrik Visnapuu seda pooleks jagatud auhinnasummat. Tema jaoks oli see $250, kokku siis 500. Ja Ilmar Külveti sõnul oli see tema 10 tunni Ameerika Hääle saatepalk. Aga ta austas seda ja hindas seda väga. Ja ta mõtles, mida selle eest osta. Ta ostis magamistoa sisustusega kokku sobiva Hongkongi päritolu lauatelefoni. Ma mõtlen ka, mul on hiinlane taskus ilmselt, aga mul ei ole riigisaladust ja las nad seal teisel pool kuulavad või nuhivad, kui tahavad. Aga mõni mu sõber on püüdnud tagajärjetult saada mu elutoas põrandalambist kätte rohkem valgust. Lamp ei tohi kustuda. Ja ma mõtlen, et vähemalt sümboolses osas hangin endale uue põrandalambi, et saada nii valgust, soojust, mis selle auhinnaga nagunii kaasas käib. Transatlantilist soojust. Miks isegi öelda? Vahest võlgnengi esmase tänu selle auhinna eest kergemeelsusele. See kergemeelsus on muidugi takkajärgi tarkus. Sest 37 aasta eest ülikooli lõpetades ei saanud ma veel sugugi aru, et see kergemeelsus ei olegi minu oma. Ei olegi veel minul kergemeelsust. Vaid ma alles hiljem, aastate jooksul pärin selle Karl Ristikivilt, kes mitmed oma kirjanduslikud patud ajas kergemeelsuse süüks. Ja veel on meie emakeeles lugejaid ja me ei pea laskma tõlkida meie raamatuid oma kadunud rahvalastele. Kui meile mõnikord näib, et kirjutajaid on rohkemgi kui lugejaid, siis seda enam on hinnatav kirjapandu märkamine. Kui oled vähemalt lugenud ja leiad laita, siis nii ütlegi. Aga kui on välja kukkunud arvatust parem, siis ütle igal juhul ja
tunnust. Ma tänan kõiki inspireerivaid kirjanikke, tänan lugejaid, tänan märkajaid, esitajaid, rahastajaid, korraldajaid ja otsustajaid. Tänan. Ja palun hetkeks uuesti siia Kalev Vapperi, et veel rännata tagasi Viisnapuu enda ridade juurde. Et siia elutöö auhinna juurde ma otsin lihtsalt ühe sobivama teksti. Metsatalu. Oo. Oo. Oo püha hingus ümber minu maja, oo vaiksed sahisejad kased, nii hää on, midagi ei ole vaja, kui aga tunnid pikaldased. Nii hää on, midagi ei ole vaja, kui aga tunnid pikaldased. Nii hää on, midagi ei ole vaja, kui aga tunnid pikaldased. Oo. Ei enam joobumist ei taha kirge, ei suudlemisest niiskeid huuli. Päev üle kuulda ihkan teisi tuuli ja nende mühas seista erk ja virge. On kustunud otsimise heitlik valu, mis oli käies naiste jälgi. Ei enam maatost ilust nälgi, all teise päikse seisab minu talu. On pühapäev nüüd minu vaikses talus ja puutumata seisab valge ase. Ta päitsi panin haljendava kase, nüüd meil on härra süda õnnest valus. Oo. Oo. Oo püha hingus ümber minu maja, oo vaiksed sahisejad kased, nii hää on, midagi ei ole vaja, kui aga tunnid pikaldased. Nii hää on, midagi ei ole vaja, kui aga tunnid pikaldased. Nii hää on, midagi ei ole vaja, kui aga tunnid pikaldased. Oo. Me oleme jõudnud meie teise laureaadi juurde. Kiiresti libiseb see õhtu. Aastaid tagasi ilmus välja järsku üks noor mees ja teatas, et tema keskkooli õpilasena tahab teha antoloogia Eesti luulest, mis kõneleb sest Soome kogemusest. Sinisild. Ja täiesti veendunult ja intensiivselt ja uskudes seda ja noh, las see keskkoolipoiss teeb oma raamatut, aga ta tegi selle raamatu ära ja sellest raamatust sai omaette fenomen ja seda märgati päris laialdaselt, nii et see Sinine sild ei saanud, et see ei olnud lihtsalt üks projekt, üks katsetus, vaid see muutus väikseks fenomeniks.
järgmine hetk seesama noormees, aga ma tead, et Kirjanike Liidu juures võiks olla nagu noorte osakond, et Kirjanike Liidu noored. Võiks olla, et noored käivad koos, kirjutavad, annavad oma asju välja. No, ja võiks küll olla, jah. Tegi selle ära, nad hakkasid koos käima. Ja siis, et neil võiks olla almanah, grafomaania, almanahki nimeks mina mõtlen, see on hea nimi, aga näed, ilmub see grafomaania tänase päevani. Tegi selle ära ja siis avaldas ise mitu luulekogu järjest. Viimane neist hõikab niiviisi visnapuulikut, et kas võiksin ka teie hulka astuda. Ja hõikab 3 keeles, eesti, võru ja soome keeles. Et see Soome silla ehitamine on tal siiamaani hinges ja tal ei ole üldse mingit aastaid ega mingit vanustki veel. Ja ta on siin, ta on kirjutanud luuleraamatuid, ta on loonud Kirjanike Liidu noorteühenduse, ta on andnud välja antoloogia Soome teemalisest luulest, ta on kõike seda teinud, ta on siin, tema nimi on Reijo Roos. Ja tervist. Aitäh, Jürgen. Väga veider. Aga ka väga austatud tunne. Esiteks ma tahan öelda, nüüd on hea võimalus öelda tänada ka Jürgenit kõikide ees, sest see sama sinisild, millest sa rääkisid. Ma arvan, et üks mulle tähtsamatest hetkedest selle juures oli see esimene meil, mis ma saatsin, et nüüd ma hakkan seda tegema, ma saadan ühele suurele Eesti luuletajale Jürgen Roostele meili ja siis sa vastasid 5 minutiga ja ütlesid, teeme ära. Ja siis ma mõtlesin, et see tõesti on võimalik. Sellest oli väga palju abi mulle. Pluss see sa tegid väga palju, olid suureks abiks. Ja pluss see mu viimane raamat on, ma lihtsalt ütlen, eesti ja võrukeelne, see on 2-keelne, millegipärast igal pool ringleb teave sellest, et see oleks millegipärast 3-keelne. Noh, jah, seal on Ukraina ja Vene ja ma ei tea, mis kõikidest keeltes ka. Igal juhul. Alguses ma mõtlesin, et ma loen teile paar teksti ja nagu ma ikka tavaliselt luulet loen ja siis lähen ja tõmban naaksu, aga kuna Jürgen ütles, et siin võib enda asja natuke rääkida ja südampuusata, siis ma mõtlesin, et just sellest Soome ja Eesti sillast ühe tänapäeva noore inimese vaatenurgast võib-olla tahaks siis paar mõtet välja käia. Mulle tõesti see Soome-Eesti teema oma 2-keelsusega on tähtis juba aastaid ja sellega ma tegelen iga päev. Ja kuidas siis näeb välja selline see Eesti-Soome sild ühe noore inimese vaatenurgast? Kui ma täna hommikul Helsingis sadamasse sõites trammis olin, siis kuulsin üks Soome naine rääkis seal, et temal on Eesti sõber ja see Eesti sõber oli talle siis kirjutanud, et oleks tore kokku saada. Ja siis see Soome naine hakkas seal omaette mõtlema, et kas see tore kokkusaamine tähendab seda, et ta tahab päriselt kokku saada või kas see on eestlastel nagu mingisugune viisakas viis öelda, et tegelikult ta ei taha kokku saada. See oli täiesti siiras mõte, aga võib-olla ma mõtlesin, et see näitlikustab hästi seda, et lõppude lõpuks me üksteist võib-olla ei tunnegi nii hästi, kui me arvame. Ja sellel Soome-Eesti sillal tegutsedes komistab kindlasti mitme probleemi otsa. Neid on kindlasti palju, aga ma tahaksin siit välja tuua paar tükki, mis mulle endale on silma jäänud. Esiteks ei ole meil mingisugust ühist nimetust eestlastele ja soomlastele, nii on, nagu on olemas skandinaavlased või baltlased. See raskendab selle kallal töötamist. Muidugi on Läänemere soomlased, kuid see terminina võib-olla veidike kohmakas ja esiteks oma pikkuse tõttu ja teiseks oma Soome liite tõttu. Eesti ja Soome ühiseks nimetuseks on muidugi pakutud igasugu võimalusi välja, näiteks Virsu või ESO, mis oleks 2 maa nimede segu, või Estofenia, mida kuuldavasti Kekkonen on juba kasutanud. Siis on muidugi Kalevid ja Kaleva, mis rõhutab seda eeposte maailma. Ja on ka Fenni või Fennid või Tsuudid. Eks igal nimetusel on omad head ja halvad küljed, aga
oma sõprade keskis oleme võib-olla pooleldi naljaga, aga ikkagi hakanud kasutama fenni nimetust. Eks igaüks võib mõelda, et kas meil oleks vaja mingisugust Eesti ja Soome ühist nimetust ja kas äkki Läänemere Soome piisab või kuidas seda siis peaks nimetama. Igal juhul see ühisnimetus võib-olla tooks paremini välja seda, mis meil on ühist ja seda kultuuriruumi, mis praegu jaguneb eri alade vahel. Teisalt tuleb välja ka Eesti-Soome silla kahetisus. Mina õpin praegu Helsingi ülikoolis, kusjuures just eesti keelt ja kultuuri ja seal siis proovin oma sõpradele rääkida Eestist ja ühelt poolt tahaks siis rääkida just sellest rahvusromantilisest hõimuaatest ja kõike seda, mis seostub Löönruuti ja Koidula ja Kreutzwaldi ja Tuglastega ja kõige muuga, ja tahaks rääkida ka muidugi ühisest taustast ja mitme tuhande aasta pikkusest ajaloost. Reaalsuses mulle tundub, et ega ühele tavalisele soomlasele see hõimuaade mingisugust reaktsiooni enam väga midagi ei tekita. Mulle tunduks, et kui ma räägiks mingisugusest Soome sillast oma Soome sõpradele, küsiksid nad hoopis, et mis sild ja kuhu seda ehitatakse. Selle asemel olen ma saanud muidugi rääkida igasugust põhiteadmisi Eesti kohta, alates sellest, et mis pidi Eesti lipu värvid ikkagi käivad ja et Eesti tõepoolest ei ole see sama maa, mis ta Nõukogude ajal oli. Paljudel eestlastelgi on muidugi Soomest ja soomlastest stereotüüpe ja nii nagu soomlastelgi on Eesti kohta tihtipeale ühekülgseid ja mitte just alati kõige toredamaid stereotüüpe. Vanema generatsiooni hulgas on muidugi neid, kes naaberrahvasse sümpaatselt ja soojusega suhtuvad. Soomeski on palju, kes hea meelega räägivad Eestist ja eestin kielestä. Noorematel on jälle muidugi olnud kogu maailm avatud ja noorematele peab siis olema mingisugune hea põhjus, et miks oma naabrist peaks huvitatud olema. Tihtipeale sellist põhjust pole. Muidugi on ka noori estofiile. Aga samas on ka mille üle rõõmustada. Eestlaste maine Soomes tundub tasapisi aina paranevat. Helsingi pealinna piirkonnas, kus elab peaaegu 25 000 eestlast, seal võib õppida, töötada ja saada teenuseid vähemalt osaliselt eesti keeles. Eestlasi ka kohtab igale pool. Helsingi Sanomates ilmus just paar päeva tagasi artikkel 2 maistest noorest, kus me rääkisime uuest Eesti-Soome noorte põlvkonnast ja sellest, et kuidas me tunneme Soomes olevat ikkagi praegu suhteliselt nähtamatu sisserändaja rühm. Ma ise loodan ja unistan, et võib-olla ühel päeval samamoodi nagu 60-ndatel ja 70-ndatel Rootsi kolinud soomlased said aastakümneid hiljem Rootsis ametliku vähemuskeele staatuse, siis võib-olla saaksid ka eestlased ühel päeval Soomes ametliku vähemuskeele staatuse. Räägitakse ka retseptiivsest mitmekeelsusest ja sellest, et kuidas me võiksime teineteisega rääkida oma emakeeltes. Nii nagu Eestis kardetakse estonglishit, kardetakse Soomes ka finglishit. Soome keeltki õpetatakse Eestis ju nüüd rohkem kui varem. On olnud esil ka mõte Eesti ja Soome segakeelest. Ma olen isegi aastate jooksul kogunud sõnu, mida võiks eesti ja soome keeles omavahel üle võtta. See on hästi tore nimekiri, kust näiteks leiab selliseid sõnu. Näiteks võiks soome keelde viia, minu meelest suurepärane sõna on tubli, mida ei saa soome keeles kuidagi väga nagu otse öeldud. Või siis tänäinen ehk tänane või avastada, avastaa. Eesti keelde võiks jälle, ma vaatasin sealt nimekirjast kiiresti, et südari ehk infarkti võiks tuua, vaelma ehk mägedel reisima või hüvastama ehk hüvast jätma ja paljud muud sõnad. Täieliku segakeele loomine oleks tõenäoliselt küll päris ebapraktiline, ma ei tea, kas keegi seda päriselt kasutaks, kuid ikkagi väga sümboolne projekt. Ja lisaks kõigele sellele tabasin ma end üks päev mõttelt, et praegu on tõesti hea aeg selle Eesti-Soome silla kallal töötamiseks. Me elame vabades riikides ja meie keeled on maailma tähtsamate keelte hulgas ja
ja meie kultuuridel ja kirjandusel läheb ka kenasti, kuigi võib ka muud arvata selle kohta. Meil on vabadus olla, meil on vabadus luua ja meil on vabadus mõelda. Ja me saame olla uhked ka mitmete asjade üle, mida me mõlemad oleme maailmas teinud kõige paremini. Samal ajal seda rõõmu varjutab teiste Läänemere Soome või siis Fenni rahvaste saatus. Liivlastel, mäekeelsetel, kveenidel, metsasoomlastel, võrukatel ja setudel on vähemalt oma vastavates riikides mingigi võimalus oma keele ja kultuuri üleval hoidmiseks, aga teistel Läänemere Soome rahvastel olukord ei ole kahjuks nii ilus. Milline näeb see Eesti-Soome sild ja laiemalt võib-olla see Läänemere soomlus siis ühe noore inimese vaatenurgast tänapäeva välja? Minule on see mitmekülgse ajalooga ja mitme tuhande aasta vanuse taustaga üks inspireeriv sild, mille kallal tõenäoliselt annaks terve elu tegeleda. Lõppude lõpuks muidugi on ka Läänemere soomlusel või sellel Eesti-Soome sillal omad probleemkohad ja võib-olla tõmbab see ka päris mitu kurvi sirgeks. Eks eestlust ja soomluski on võimalik vaadata paljudest eri vaatenurkadest ja Läänemere Soome või Eesti-Soome sild on lõpuks lihtsalt üks vaatenurk teiste hulgas. Eesti-Soome sillal toimetades ja tegutsedes tihtipeale küsingi endalt, et miks seda kõike on üldse vaja. Mul ei ole sellele head või selget vastust, aga vähemalt ma tean, et mulle endale pakub Läänemere soomlus mingisuguse raamistiku, mille alla lähevad nii minu 2 kodukeelt kui ka 2 kodumaad, minu sõbrad ja minu pere mõlemas maas. Ja ma usun ja ma loodan, et võib-olla teistelegi pakub see Läänemere soomlus või Eesti-Soome sild üht vastus sellele, et kes me oleme ja kust me tuleme. Ja lõppude lõpuks, et me ei peagi võib-olla teadma oma naabrist nii palju, kui tahaks vahepeal loota, aga vähemalt võib-olla meil on keegi, kellega, nagu ma ühes oma kunagises segakeelses luuletuses, mille ma siin ette lugesin, lõpetuses ütlesin, et võime otta ühe õlle ja minna sutsu sanna. Igal juhul tänan veel kord tunnustuse eest ja soovin õnne ka teisele laureaadile ja ka teistele nominantidele. Aitäh! Mu daamid ja härrad, Kalev Vapper, palun. Manamine. Hull ja hell kui keegi ilujalune. Olen tuleleegi enda vanune, tõuse uues ilus elumeelne ing. Varjutuste vilus on mu üksik hing. Aeg on, et ju kuuleks sa mu kisendust. Hinetuse on, et ju kuuleks sa mu kisendust. Hinetuse luuleks muutub häda must. Tõuse tõus, mis surmast ingu Maarjamaa. Aja veri hurmast lunasta meid taas. Tõuse uues ilus elumeelne ing. Varjutuste vilus on mu üksik hing. Aeg on, et ju kuuleks sa mu kisendust. Hinetuse
häda must. Astuge tasa. Nüüd on pime ja porine aeg. Astuge tasa, mu ingiken magab. Pilved on katnud taevalae, alla ribiseb vihma sagar. Aja üsast kööb surma uhk. Astuge tasa, mu ingiken puhkab. Ümberringi vaid tukid ja tuhk. Öine jahedus näkku uhkab. Luikas tormilind pilvede pääl. Tuhkur hobune kodumaa tallas. Tütarlapse mu kurblik hääl kostis teispool Toonela kallast. Valgesse liiva sai viimane paik ingile kalmistu mändide alla. Tilgub, mis üksikult on see vaik, silmavesi või vihma kallab. Nüüd on pime ja porine aeg. Astuge tasa, mu ingiken magab. Pilved on katnud taevalae, alla ribiseb vihma sagar. Nüüd on pime ja porine aeg. Astuge tasa, mu ingiken magab. Reijo, kus sa oled? Seal on asi, et noored daamid teises reas küsisid ikka, et kas sa järsku ei tahaks mõnd luuletust lugeda? Sa mõtle hetke, ma senikaua loen ise ühe, et ma on üks, teate küll, millist Visnapuu-tsüklit ma mõtlen, on üks Visnapuu-tsükkel, mille juurde ma alati ringiga tagasi tulen ja mis mind köidab rohkem ja alati mingi aja tagant loen ma seda uuesti ette ja ma loen praegu siit ühe selle viimase osa. Helise süda, laula ja helise laula, laula lõpmata surmani väsimata. Kõik, mis sinu ümber on suremata, sina ise ja põllud on Jumala aula. Seliti laman kesk valget ristik heina, joobunud valgusest, joobunud avarustest, kaugel külade linnade askeldustest, vahel akvamariinse metsade seina, käokübarad taavad kellade vased, võile parukat ära puhku, ei, kaasa kihuta süda tulitsei, tantsivad kiike kuldsen tolmun kihullased. Põuda seletab pääle sitika põrin, lõõtsuden üle väljade tiirleb peni, vurahtab taeva sinna heinast lind. Ah, kuhu järele vurahtab hing ja mind ju hällitab kuld hällin metsadeni, kostab maanteede õhtune jutukas võrin. Helise laula, laula, helise süda. Nüüd mina näen ja ei näe, laula. Nüüd mina kuulen ja ei kuule, laula. Nüüd mina haistin ja ei haisti, laula. Mina ise ja põllud on Jumala aula. Jalad ja käed ja silmad ja kõrvad ja nina, suu minu, kõht ja sugu, see kõik olen mina. Sina, keda otsisin issand, see kõik olen mina. Käokübara kellad
ja taevasina, käekübarakellad ja taevasina. Kõnelused issandaga, jah. Reijo, kas sa leidsid? Reijo Roos, veel kord! See läks väga hästi. Mul oli juba ette valmistatud, mõtlesin, et ma ei loe, aga no näed, nüüd loen ikkagi. Ma on 2 luuletust. Esimene on liivikeelne, ma loen selle lihtsalt, ma olen selle ühe korra siin hõimupäevadel lugenud. Mulle lihtsalt meeldib, kuidas see kõlab, sellepärast tahan seda lugeda. Sellist neme meeg. Ma kastuga aina ja mõtsa ruos. 100 aigasti piedagmi visastis pidab. Visse kõnkist õdõg tuleb pääle ja meer ja aega ja viim. Viim, ala 100 iid päeva, 100 iid nädil. 100 iid nädil, pet ala 100 iid kuu. 100 iid kuu, pet ala 100 settama iga. Las piskab puttega tõvad pääl, mis neis atõvaldin kiskad kievatku. Kivid virgavatku, puosad ja neitsad, ad iidlimis jagdad pits randa. Neme tramvai tuleb uun ja unse kuldi. Looja äälab vaagis ja sin sindamot laps liib jõva kuolen. Sellist neme meeg äb iätö kunaid paikal. Neme taatsad ne akkabad juro sellist. Neme meeg äb kuoled kivamstis. Äb kuoled kunagist. Ja teise luuletusena, see on üks Doris Kareva luuletus. Ma olen pikalt mõelnud, et ma tahan selles siin Musta laega saalis seda ette lugeda. Hõikad enesesse. Vastu ent ei kaja. Kas kõik jääbki nõnda aastateks? Sa räägid armastusest terve eluaja, aina räägid. Ent ka elada on vaja. Niisiis kohtumised, käigud, kellaajad, suhted, suhtumised, keelepeks. Talvest talve, unevalge lumi sajab, valge tassi põhjas tume kohvipaks. Kõik on säratu ja selge. Nutma ajav, hõikad endasse. Kas kajab? Ei kaja. Hing saab täis ja ikka sama sajand. Kõik on keeruline nagu 1 kord 1. Kes sa oled? Poiss? Luuletaja? Räägid armastusest terve eluaja. Sama üksik nagu igaüks. Ring saab täis ja ikka sama maja seisab keset linna. Harju 1. Raske pauguga käib kinni uks. Kõrvus kaua kummitab veel kaja. Kas kõik jääbki nõnda aastateks? Aitäh! Öö on nii vaikne ja püha. Mängide all helvetab kuu valge süüha. Lumi, kristall. Haudade üle. Haudade üle. Haudade üle.
kahe ääretuse vahel. Kahe ääretuse vahel. Kõigun siia, kõigun sinna. Kuhugi ei või ma minna. Seob kinni mingi ahel. Seob kinni mingi ahel. Üks kord tõusen, teist kord vaon. Näoga porri, näoga mutta. Tõusen ikka rutta, rutta. Kuhu tõusen, kuhu vaon. Kuhu tõusen, kuhu vaon. Mõtted tuhaks, meeled rauaks. Noaga aiu, noaga kõhtu. Siis on nõnda, siis on õhtu. Siis on nõnda ja jääb kauaks. Siis on nõnda ja jääb kauaks. Kahe ääretuse vahel. Autobiograafia. Hõbet kallab kuu üle Visnapuu. Olen Visnapuu. Su oli jõulukuu. Musta Tooma suu tuiskas jõulupuu. Suu lumen helkis kuu. Kõva maa kui luu. Hulus penisuu. Voone laudan mu avas hääleks suu. Leidis ema suu. Suu. Pärast mõni muu vaenlaseks sai puu. Pani kinni suu. Magusam kui muu. Siiski naise suu. Laulan laulusuu. Iiu, iiu. Nüüd on lehekuu. Õitseb Visnapuu. Olen Visnapuu. Su. Hõbet kallab kuu. Üle Visnapuu.
olen Visnapuu. Suu. Ja kas tõmbame otsad kokku? Tahad ühe laulu teha? Tee üks laulu. Ei. Kuidas ette? Kas sa tahad ühte laulu veel? Tahavad ühte laulu veel. Aitäh kõigile, et ballaad peninukkidele. Korraks sätin seda. Tõest uhkem käia peninukke rada, kui inimloom, kel õlul karunahk, kui vendade häätahtlust kannatada, mis elus hinge sööb, kui haisev pahk, kui inimsus on sööt, mis vajab puhk ja tõrvikust need järgi suitsvad tükid, siis ära, sest kui elu tuim ja ahk peab olema kui uljad peninukid, peab olema kui uljad peninukid. Oo peninukid, teie särav sahk, see küntku lahti küpsed ajakukid, et asjata ei sammuks meie pahk, peab olema kui uljad peninukid. siin kulda keedab ülbeb mehe pada ning inimsüda värvit tuhat tahk. Üht elumeelist aetaks läbi kada, mis venna silmist kiirgab vihavahk. Juurvarreline roomab kunst kui võhk ning ainult vägevalle tolmab rukist. Nüüd ävara hilja kätte jõuab lahk, peab olema kui uljad peninukid, peab olema kui uljad peninukid. Oo peninukid, teie särav sahk, see küntku lahti küpsed ajakukid, et asjata ei sammuks meie pahk, peab olema kui uljad peninukid. siin endine käib lilleline vada ning endine on une näokahk, kui ilma äärel üles kuhjad jada ning tulija all kahiseb jorrahk. Kord lõppeb ilman inimse arg, peab rohkem olema kui inimmükid, kui lagi pähe langeb põlev tuhk, peab olema kui uljad peninukid, peab olema kui uljad peninukid. Oo peninukid, teie särav sahk, see küntku lahti küpsed ajakukid, et asjata ei sammuks meie pahk, peab olema kui uljad peninukid, peab olema
kui uljad peninukid. Aitäh! Nagu öeldud, täname surnud poeete, kes annavad meile võimaluse kokku tulla ja üksteisest pidada ja üksteist märgata. Jaanika ja Reijo, te olete kõike seda väärt ja rohkem, te oleks palju veel rohkem väärt. See on see väike, mida meie teile tänase õhtuga saame anda. Kõik, ma olen teile tänulik, et te tulite. Ma loodan, et kunagi ilmub see Kalevi plaat ja nüüd siis Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides on kattunud meile ka laua, et me saame süüa, juua ja tähistada meie sõpru ja üksteist ja olemist, nii et aitäh, et te tulite ja pidage meeles neid, keda te saate meeles pidada oma eluajal ja märgata enda kõrval. Rock and roll!